Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Debelak. PRIA annab kõikidele liidertoetuse taotlejatele teada, et alates tänasest on PRIA-l pakkuda uut toetust. Kui liidertoetuse taotleja taotlusele ei ole PRIA-l õnnestunud vastata 70 päeva jooksul, siis saab taotleda luusertoetust, mis aitaks katta viivitusest tingitud ja projektide seiskumisega kaasnevaid kulutusi. Kui ka luusertoetuse taotlusele ei tule 70 päeva jooksul vastus, siis soovitatakse taotleda juba erilise luuseri toetust, mis ei kata eriti midagi, aga taotlus vaadatakse see-eest läbi 6 päevaga. PRIA hakkab tegema ka koolitusi, et seni ebakindla põllumajandusliku tegevusega tegelenud ettevõtjad saaksid üle minna ainult taotluste kirjutamisele. Justiitsministeeriumis on aga valmis saamas eelnõu, mis lubab tulevikus linna- ja vallavolikogude saadikuid vabalt osta ja müüa nagu profiklubide sportlasi. Kuna erinevate allikate infole tuginedes võib väita, et mitmes volikogus käib juba praegu aktiivne poliitikute üleostmine, samas aga säilitavad poliitikud näiliselt oma erakondliku kuuluvuse, tekitab see segadust ja on ka valija suhtes ebaaus. Uue saadiku ostuseaduse kohaselt saavad erakonnad üksteiselt osta soovitavaid poliitikuid ja erakonnad ise saavad ka müüa neid poliitikuid, kellede eest on tehtud hea pakkumine või kes ei ole enam meeskonda sobivad. Poliitik saab ostu-müügitehingult oma protsendi, mis on iga kord ka kolmepoolsete läbirääkimiste objektiks. Tõenäoliselt võetakse seadus vastu juba sügisel ja seni on poliitikute ostmine ja müümine siiski seadusega vastuolus. Valitsus aga teatab, et nõupidamised Euroopa Komisjoniga pagulaskvoodi teemal on lõpusirgel ja lähiajal saadetakse teele ka delegatsioon, kes hakkab Eestisse saabuvaid pagulasi välja valima. Valminud on ka nimekiri, keda Eesti esimeses järjekorras tahab. Kõigepealt tuuakse tagasi 2244 ära pagenud arsti ja 2768 medõde, teise lainena 1198 arvutispetsialisti ja seejärel 20 334 ära pagenud ehitajat ja muud oskustöölist. Numbrid on küll väikesed, kuid esialgne võimekus on selline, lisab valitsus ja sellega tuleb leppida. Järgmisel aastal kasvavad koju tagasi toodavate pagulaste numbrid 10-kordseks ja siis 5 aastaga ongi kõik pagulased taas tagasi kodus. Ja politseitöömailt. Ööpäeva kokkuvõttest ilmneb, et eile tehti Eestis taas rekordiline arv petukõnesid ja kannatunute hulk on täpsustamisel. Eristus peamiselt 3 petukõne liiki. 32% oli petukõnesid, kus helistaja väitis, et peab jääma täna kauemaks tööle, aga sellest küll midagi ei ole, sest ma armastan ainult sind. Järgmise suurema grupi petukõnedest moodustasid kõned, kus helistaja väitis, et ta maksab järgmiseks esmaspäevaks kindlasti ära. Ajaloo vanima petukõne arvestuses hoiab politsei sõnul liidripositsiooni ikka veel jutt 5 rikkaima riigi hulka jõudmise kohta. Ja lõpetuseks Ilmajaam annab teada, et täna jääb oma rahakotist ilma 34 inimest, autost jääb ilma 2, tööst jääb ilma 122 ja jälle jääb ilma 25 778 inimest. Eetris olid uudised.